Natukene siis nendest asulatest ka, et noh, nagu te selles mõttes, ma nüüd tegelikult ei pannud hästi tähele, mida Aivar rääkis, et kas sa näitasid neid kaarte erinevate Peipsi ümbruse asulatega, aga kui oli, et siis te sellise üldpildi saite juba ette, et mis need kiviaegsed asulad siin Peipsi kaldal on, aga mina olen siia välja toonud siis need asulad, kust on tulekivi leitud. Kõikidest asulatest ei ole ja siis need arvud ka, et kui palju nendest asulatest on neid tulekivi leide teada, mille põhjal me siis mingeid järeldusi saame teha. Ja ma ütlen ka kohe ette ära, et sellest Rannapungeri 4. asulast on ka neid näiteid kõige rohkem, sest siin on seda materjali kõige rohkem. Aga ma alustaks siis hoopis kaugemalt veel, et kõigepealt, et mis see tulekivi siis üldse on. Ja miks seda niimoodi nimetatakse, et tulekivi, nagu see nimi ütleb, siis ta peab olema seotud kuidagi tulega. Ja siis ütleme, et kui vaadata nagu ajaloost nagu edasi, et siis kiviajast kaugemale, aga ka kindlasti kiviajal kasutati seda tulekivi ka tule löömiseks, aga tule löömise nagu vahendina on tulekivi kasutatud tegelikult 20. sajandi alguseni välja. Ja siin pildi peal on siis see tuleraud, tulekivi ja tael, et need on siis need 3 asja, mida on vaja selleks, et tulekivi, seda sädet siis tulekivist tulerauaga löödi säde välja ja see püüti siis selle taela sisse ja sealt edasi sai selle kõõguva taela osa siis mingisuguse kergesti süttiva materjali nagu külge nagu panna siis selle tule, selles mõttes, et see tael hakkab väga hästi hõõguma ja siis on hea seda seal juures hoida mingisugust heinatutti või hundinuia seda õisikute sisu, mis on selline hästi pehme ja võtab hästi tuld. Et need samad vahendid, mis mul siin pildi peal on, need on mul siin ka täna kaasas, nii et kõik, kes tahavad ja osad on siin juba ka proovinud seda tuld ise, siis või seda sädet välja lüüa, et seda saab proovida. Ja teine on siis see tulelukuga püssid, kus on tulekivi kasutatud. Näitan ka, et siin vahel on siis tulekivi. Ja põhimõtteliselt on see mehhanism siis sama, et oli vaja saada lihtsalt säde kätte, et siis laeng siis süüdata. Ja tulelukuga püssid meil siis alates uusajast, ütleme 16. sajandi, 16. sajandi teisest poolest. Pigem. Ja tule, ja see on siis need sellised lühed põhjused, miks me seda tulekivi nimetame tulekiviks, et ma võin ette juba ära öelda, et geoloogid nimetavad seda kivimit tegelikult kaltsedoniks. Ja rahvasuus nimetatakse seda tihti ka ränikiviks ja see on tegelikult väga hea nimetus selles mõttes, et tulekivi arheoloogid kutsuvad, meie arheoloogid kutsume seda põhiliselt tulekiviks, et meie kasutame just seda mõistet. Aga ränikivi on selles mõttes väga täpne, et selle kivimi moodustajatest 98% on tegelikult räni. Ja ütleme 96, 5, 7, 8, ütleme seal üle 90% on räni, sõltuvalt siis sellest, kus see tulekivi on tekkinud ja ülejäänud on siis muud elemendid, et seal on kaaliumit, rauda, kaltsiumi, mangaani, et neid erinevaid elemente siis veel sees. Paar sõna ka sellest, et kuidas tulekivi on tekkinud. Tulekivi on settekivi, see tähendab, et on kujunenud settimise, mattumise ja settimise käigus ja põhiliselt siis selliste pehmete settekivimite sisse, näiteks lubjakivi ja kriidi sisse. Kriit on ka põhimõtteliselt lubjakivi, aga et jah, et siis lubjakivide sisse ja ma olen siin näiteks toonud ühe Skandinaavia näite, või ütleme Skandinaavia Põhja-Saksamaa näite, et siin on näha siis hiliskriidi ajastul, mis on siis umbes 55-60 miljonit aastat tagasi, kus on kujunenud see Euroopa mõistes nagu kõige kvaliteetsem tulekivi tegelikult. Ja siin on näha, et siis see maksimaalne meretase sellel ajal ja siis ka ja et see meri on katnud sisuliselt nagu siis kogu Taanit, Lõuna-Rootsit, peaaegu kogu Inglismaad, Põhja-Saksamaad, Hollandit. Ja see ongi see koht, kus praegu seda kõige paremat tulekiviga nagu on võimalik massiliselt nagu koguda või et kus teda nagu massiliselt leidub.
ja tulekivi on tekkinud siis ja see põhjus on siis selles, et see meri oli võrdlemisi madal, see oli kuskil seal maksimaalselt 200 meetri sügavune ja seal armastasid elada igasugused ränirikaste kodadega mereorganismid, kes siis, kui nad surid, siis nad jäid sinna samasse mutta, nad mattusid, setkisid, mattusid ja siis erinevate temperatuuride, erinevate tingimuste koosmõjul, et teatud surve pidi olema teatud sügavusel, nad siis need ränirikkad kojad kristalliseerusid ümber siis selleks tulekiviks. Ja sellel põhjusel ka tulekivi sisaldab üpris palju selliseid fossiile, ehk siis nende samade organismide nagu jäiendeid või siis neid samu organismeid ja kodasid siis. Et üks näide on mul ka siis seal täiesti kaasas, et kui keegi tahab pärast tulla vaatama, et siis on näha. Aga et jah, et põhimõtteliselt siis see meie tulekivi on tekkinud siis erinevatest mereorganismide kodadest. Ja siis siin on ka üks pilt veel selle kohta, et siin on üks kriidikalju siis Skandinaavias. Ja hästi ei ole näha tegelikult, aga noolega ma olen välja toonud siis need sellised nagu natukene tumedamad nagu triibud siis seal kaljus, et need on siis need kohad, kus seda tulekivi selliste nagu vöönditena nagu leiab. Et ja kui meri seda kaljut niimoodi siis nagu õõnestab, et siis see tulekivi tuleb nendest, kukub sinna alla rannale, ehk siis et need rannad on tegelikult suhteliselt täis nagu seda musta tulekivi, mis on selle pehme kriidi sees siis lihtsalt välja kukkunud. Aga nüüd siis üks selline skeem või väikene nagu ajarada ka, et illustreerida siis natukene seda, et kust see teadaolevalt meie Eestis kiviajal kasutatud tulekivi üldse pärit on. Ja praeguseks me teame, et on kasutatud siis 3 erinevast perioodist pärit tulekivi, ehk siis kõige varasem on siis Siluri tulekivi, mis on 440 ja natukene vähem miljonit aastat tagasi siis tekkinud ja see on tekkinud siis meie lubjakivide sisse, ehk siis Siluri tulekivi on see vähene tulekivi, mis on meil nagu nii-öelda kohalik, ehk siis ta on Eestist nagu kogutav, aga ta on Eestis siis selles Siluri lademes, mis läbib meil nagu Kesk-Eestit tegelikult. Et sealt seda leiab, siis on ajalt järgmine on karboni ladestu tulekivi, mis on siis natukene noorem, et 320 kuni 300 miljonit aastat tagasi kujunenud. Ja karboni tulekivi on meile jõudnud Volga ülemjooksu aladelt kusagilt Valdai kõrgustikult, ehk siis see on Eestisse linnulennud siin mingi 300-400 kilomeetrit. Ja kõige hilisem on siis seesama Kriidi tulekivi, mida mul on ka praegu päris palju kaasas seal. Et see on siis see, mida on meile jõudnud kiviajal 2 erinevast suunast, ehk siis Kriidi siis need lademed on ühest küljest seal Skandinaavias, mida ma nagu kaardi pealt näitasin, ja teisest ja lisaks leidub seda siis ka Lõuna-Valgevenes ja Lõuna-Leedus. Siin on üks kaart ka veel, siis on siin veel korra näha siis need 3 peamist piirkonda, et siis see Leedu, Lõuna-Valgevene, see on Lõuna-Leedu-Valgevene ala, siis roheline on see karboni tulekivi, ütleme see vöönd, kus seda nagu looduslikult leiab, ja siis see roosa on siis see Eesti kohaliku Siluri ladestu tulekivi ala ja nende pirukatega ma olen välja toonud siis mõned üksikud asulate näited, kus siis need arvutused on niimoodi ära tehtud, et mis protsent siis seda tulekivi kuskil on. Ja nagu näha, siis seal juba selles kõige varasemas Pulli asulakohas on meil tegelikult seda Kriidi ladestu tulekivi, mis on just nimelt Leedust ja Valgevenest pärit, on siis nagu 2/3, aga tegelikult on päris palju on ka seda karboni tulekivi seal sees. Aga siis, kuidas me seda teame, ehk siis, et kuidas seda tulekivi päritolu üldse uuritakse? Et ma olen välja toonud siin 4 sellist peamist asja, kõigepealt värv, mis on väga hea indikaator, aga natukene ka võib-olla mitte alati kõige kindlam. Suurus samamoodi, sest esemete puhul me tegelikult ei tea, kui suured on olnud need looduslikud tükid, millest need esemed on siis nagu välja löödud. Ja siis fossiilid ja geokeemilised analüüsid. Nii, värvist. No värvist näitan siin jälle seda Pulli asulast pärit Kriidi tulekivi leida, mis on sellised must tulekivi on hästi ilus Lõuna-Leedu ja Valgevene tulekivi. Natukene läbikumav must ja selles mõttes ta on just selle läbikumavuse tõttu on teda üpris hästi niimoodi nagu võimalik ära tunda ka nagu palja silmaga vaadates.
okei, siin need värvid ei tule väga hästi välja, ma tahtsin selle pildi panna just sellepärast, et siin on see siluri tulekivi. Et siluri tulekivi on selles mõttes äge, et ta on nagu väga erinevat värvi, et teda võib olla nii pruuni, beeži, halli, sellist valget peaaegu, sinakat natukene punakat ja see kõik on natukene sõltuvuses sellest, et mis need erinevad keemilised elemendid seal siis parajasti selle tekkimise ajal nagu veel peale selle räni on olnud nagu moodustajaks, et kui on olnud rohkem rauda, siis on see tulekivi punakam ja nii edasi, et siis ja karboni tulekivi võib siis olla selline roosakas ja pruun, ehk siis mõneti ta on nagu välimuselt ka sarnane selle meie oma kohaliku siluri tulekiviga, mis tähendab, et silma järgi on juba neid nagu omavahel keerulisem eristada või värvi järgi. Ja noh, siis veel üks asi, mis muudab värvi, on paatina, et see on selline nagu keemiline nagu kiht või et ta võib nagu seda värvi nagu päris hoopis teistsuguseks nagu muuta, ehk siis see on, paatina võib tekkida siis tulekivile peale, kui need erinevad keemilised elemendid hakkavad nagu välja sadestuma selle kivi pinnale või siis vastupidi väljaspoolt nagu selle kivi pinnale, ehk siis see on sõltuvuses siis sellest, et kus pinnases see kivi nagu säilib. Ja siin on näha kaks musta tulekivi nagu eset siis, mis on tegelikult kattumas valge paatinaga, et siin on tegelikult näha, et siin on ainult üleval otsas on seda musta näha, mis on see päriselt see tulekivi värv, täpselt samamoodi nagu sellel pulli tulekivil, mida ma enne näitasin, aga mis on põhimõtteliselt kattunud siis selle valge paatinaga kõik üleni. Ja see on siis see, mis on üks asi, mis selle värvi järgi määramisel muudab selle asja nagu hästi keeruliseks. Ja kui ma nüüd toon näite siit nendest samadest Peipsi ümbruse asulatest, et siis Peipsi tulekivi on ka, need asulad tulekivi on üpris sagedasti sellise paatinaga kaetud. Et kui näiteks need vasakpoolsemad on Rannapunger ja teisest asulast on Kriidiladestu must tulekivi, mis on tegelikult ka kattunud juba valge paatinaga, aga see on veel äratuntav, et siis siin need värvid ei ole väga hästi näha, aga põhimõtteliselt see peaks olema vist see originaalvärv on siuke pruunikas, aga tegelikult on kattumas selliste mustade täppidega ja sellise nagu teist värvi paatinaga, ehk siis nende puhul ma isegi ei ole kindel, mis tulekivi see nagu on. et ei saa nagu sellest algsest värvist enam aru. Nii, aga siis suuruse kohta tahtsin ka paari pilti näidata, et suurus, et kui see siluri tulekivi esineb meil üsna pisikeste tükkidena, et need on 10–15 sentimeetrit võivad olla need mugulad, millest meie siis meie alal elanud inimesed pidid neid oma tööriistu nagu siis kätte saama. Et siis nendel, kellel oli võtta siis see karboni ja kriiditulekivi, et nemad olid selle võrra nagu õnnelikumad, sest et need on ikkagi hoopis suuremad nagu tükid. Ja see põhjus võib muidugi olla ka selles, et me täpselt ei tea muidugi, aga siluri tulekivi tõenäolisemalt on meil kogutud moreenist, ehk siis see on selle siluri lubjakividesse nagu tekkinud, jääaegadega on see siis lahti murtud ja erinevad, ütleme igale poole sellest ladestus siis lõuna poole niimoodi nagu jääga toodud. Ja praegu võin võimalik seda siis niimoodi nende väikeste mugulate kaupa siis nagu põldudelt näiteks koguda just seal Kesk-Eesti alal, aga ka näiteks jõgede nagu siis kallastelt. Et tõenäolisemalt meil ei ole neid niimoodi nagu murtud siis lahti, vaid et pigem see on selline nagu sekundaarne nii-öelda tulekivi. Aga Kriidi alal on küll teada, et on olnud selliseid kiviaegseid tulekivikaevandusi, kus on siis ikkagi päriselt nagu neid kihte niimoodi nagu kihtidest lahti murtud seda tulekivi ja nagu see on põhjus, miks on võimalik saada muidugi suuremaid tükke. Ja nagu öeldud, siis see suurus mängib ka rolli, et missuguseid esemeid sellest on võimalik teha. Et üleval on see Kriidi tulekivi näide ja siis siin on siis kaks sellist võimalust, mida on sellisest tulekivist võimalik teha, et need kirved on siin 40 sentimeetrised, pistodad on 30 sentimeetrised, et kujutate ette, et siis see toormaterjal pidi hästi suur olema ja selle all on siis see meie siluri tulekivi üks nukleus, mis on siis seal 4-5 sentimeetrit läbimõõdus ja siis need esemed, mis sellest on võimalik teha, on ka nagu selle võrra hästi pisikesed.
nii, aga siis fossiilidest ka, et noh, fossiilid on siis, et nüüd see kolmas viis, mille järgi seda tulekivi siis on võimalik määrata. Et nagu öeldud, siis need fossiilid jäävad sinna, võivad jääda siis sinna tulekivisse noh, sisse, eks ju. Ja kuna erinevatel geoloogilistel ikka jah, erinevatel geoloogilistel siis ajastutel on need erinevad fossiilid või erinevad loomad siis elanud, eks ju, et kas siis perekonnad on erinevad või on liigid erinevad. Ja vastavalt sellele, mis liig sinna siis sisse on jäänud, on ju, et siis on võimalik siis nagu oletada, et mis ajal see tulekivi on tekkinud. Siin on lihtsalt selline hästi üldine skeem nagu sellest, et neid noh, loomulikult see ei ole nii lihtne, sellepärast et näiteks nii peajalgseid kui igasuguseid meriliiliaid ja muid okasnahkseid on seal nii siluris, karbonis kui kriidi tulekivis, ehk siis et nad kõik võivad olla erinevates nagu tulekivides esindatud ja noh, selles mõttes ja juba see, et kas ta üldse sinna tulekivi esemesse jääb, mida me geoloogiliselt leiame, sest et tõenäoliselt on neid fossiile pigem ikkagi nagu välditud selle materjali sees, sest et nad küll võib-olla muudavad selle asja nagu ilusamaks, aga nad muudavad sellega nagu ettearvamatuks, et kui tahta nagu lõhestada seda tulekivi, et saada sealt üks ilus pikk laast, et siis tõenäoliselt see koht, kus see fossiil sinna vahele jääb, et selle koha pealt see laast murdub lihtsalt ära. Et noh, siin on paar näidet ka, et siin vasakpoolsel pildil on üks karboni tulekivi mugul, kus on jäänud üks see sarvkoralli siis fossiil on seal sees, see üleval pildil on ka näha, millised need sarvkorallid välja näevad. Ja siin on üks Maalasti asulast pärit kõõvits, millel on siis sisse jäänud meriliil ja varrelüli või varre nagu osa siis, et meriliil ja vart ja meriliiljad näete ka seal alumisel pildil. Siis need on need mõned näited, et meil tegelikult neid esemeid, mille sees see fossiil oleks, ei ole nagu eriti palju tegelikult. Ja siis neljandaks veel need geokeemilised meetodid, et noh, põhimõtteliselt on siis kõik need elemendid, mis siis lisaks ränile selle tulekivi sees on, et nad jätavad nagu, noh, et neid on võimalik siis geokeemiliste meetoditega mõõta ja nende seda osakaalu mõõta ja selle järgi on võimalik kujundada siis iga siis tulekivi maardla või leiukoha siis selline geoloogiline sõrmejälg. Ja sellist, ja noh, tulekivi leidub nagu hästi paljudes erinevates kohtades, aga noh, näiteks obsidiaani puhul on neid geokeemilisi meetodeid päritolu uuringutes kasutatud üle 50 aasta juba ja nad on päris head tulemust andnud ka. Aga see on ka sellepärast, et obsidiaan on nagu nii ühesugune nagu erinevates leiukohtades, ehk siis ilma järgi on see tõesti võimatu nagu aru saada, kus ta võib olla nagu pärit ja obsidiaani ei ole nii palju lihtsalt, kui on tulekivi, ehk siis teda on nagu vähemates kohtades maailmas leidub, ehk siis see on nagu võimalik kuidagi paremini need sõrmejäljed nagu välja selgitada. Aga põhimõtteliselt jah, nende geokeemiliste meetoditega on leitud kivi ajal nagu Euroopa üleselt rääkides siis nagu päris selliseid pikki vahemaid, et kuidas kivi on nagu reisinud, et ütleme 500 000 kilomeetrit näiteks on täitsa tavaline, et neid materjale on siis nagu viidud ühest kohast teise. Ja siis siin on üks siis see meie näide ka, et oleme kasutanud loodusliku tulekivi määramisel XRF ehk siis röntgenfluoressents spektromeetria meetodit. Ja see siis põhimõtteliselt mõõdabki seda elementide sisaldust ja elementide sisaldust ja siis seda, et kui palju seda ühte elementi siis selles tulekivis on ja me oleme ka põhiliselt siis kaardistanud praegu neid maardlaid, ehk siis me oleme mõõtnud seda looduslikku siluri karboni ja kriidi tulekivi tükke ja noh, nagu näha, siis see punane on kriidi tulekivi ja see koondub sinna kaltsiumi nurka, ehk siis kindlasti on kriidi tulekivis märksa enam kaltsiumi, kui on nagu teistes tulekivides, ehk siis see mingil määral nagu on juba näha, kuidas ta erineb, aga samas siluri, mis on siis mustad täpid ja karbon, mis on roheline, et need on peaaegu nagu ühes kohas, ehk siis see siluri ja karboni tulekivi vaheline eristamine, mis on niigi keeruline juba värvi järgi, ei ole väga lihtne ka nagu geokeemiliste meetoditega, ehk siis siin tuleb nagu päris palju tööd nagu veel edasi teha, et mingil määral võib-olla on seda, et võib-olla on nagu kaaliumi
siis rohkem nendes siluri tulekivides, kui on karboni omades näiteks, aga seda peab nagu kindlasti veel nagu korduvalt kontrollima, nagu, et seda nagu ei ole väga lihtne öelda praegu, aga see on ka põhjus, et miks me siis nagu, miks need Peipsi asulate tulekivi, ja lisaks sellele see XRF-i meetod on tegelikult destruktiivne, ehk siis, et me peame ikkagi selle kivi nagu ära kas pulbristama või ära lihvima talle hästi siledaks, et see on ka põhjus, miks me ei ole tahtnud seda teha massiliselt näiteks arheoloogiliste leidudega, et me lihtsalt ei taha neid rikkuda. Aga jah, et siis kui minna nende Peipsi asulate tulekivi päritolu juurde, siis siin on 2 põhilist leiukohta, siis on Rannapunger ja Omedu. Ja neid on siis võimalik või on ka siiamaani siis määratud just nimelt nagu värvi järgi või siis ütleme selle värvi ja põhiliselt ikkagi värv on ju. Et mis on siis andnud selle ära ja selle järgi võib öelda, et see Rannapunger ja Omedu asulates on meil tõesti nagu 3 erinevast, ütleme 4 erinevast piirkonnast, aga kindlasti 3 erinevast nagu perioodist pärit tulekivi kasutatud, ehk siis meil on seda karboni oma, siluri oma ja siis kriidi tulekivi. Ja nüüd natuke lähemale vaatame, siis siin on nüüd need üksikud siluri tulekivi ei ole kusjuures palju, mis on küll kõige lähemalt nagu pärit peaks olema, on ju. Et kui me vaatame seda siluri avamusala või siis seda kohta, kus see siluri tulekivi on, kas siis nendes lademetes või kus ta on nagu jääga lõuna poole, jõgede kallastele näiteks jõudnud, et siis see läbib Kesk-Eestit ja Rannapungeri asulateni see ei jõua tegelikult, ehk siis et kõik see, mis jääb sellest piirist nagu põhja poole, et sinna peab olema ka see siluri tulekivi nagu imporditud, ehk siis ta peab olema nagu inimesega toodud sinna kuidagi. Et Omedu puhul ma ei ole nii väga kindel, sest Omedu juures vist põhimõtteliselt võib seda looduslikku tulekivi nagu olla, aga Rannapungeris kindlasti mitte, ehk siis Rannapungeri asulatesse peaks ta olema siis inimestega jõudnud. Siis vaataks natukene ka karbonit, et need karboni tulekivi on kindlasti kõige rohkem nendes Peipsi-äärsetes asulates, et kui nüüd nagu, ma ei tea, mul päris statistikat ei ole, aga ütleme selle Rannapungeri 4. asulast võiks öelda, et seal on umbes ütleme 80% võib olla küll see karboni tulekivi. Ja kui vaadata seda vahemikku, siis ütleme seda kilomeetreid, et siis see võiks olla seal kusagil 300 kilomeetrit. Et need vahemaad on nagu täitsa korralikud ikkagi, et kus kohast nad seda karboni tulekivi võisid tuua. Ja kriidi tulekivi on ka suhteliselt vähem, nii nagu ka seda siluri tulekivi, aga mõned ikkagi on, et siin on mõned kõõvitsad on siin peal, üks noole ots üleval ja siis siin on see pistiktera, mis siis võis käia kuskile ka mõne oda otsa sisse näiteks. Ja kriidi puhul kindlasti olid need kontaktid olid olemas selle lõunapoolse alaga, ehk siis Leedu ja Valgevene aladega, et sealt nad võisid seda tuua. Aga kuna nii Omedu kui Rannapungeri asulad on olnud kasutusel ka siis nöörkeraamiku perioodil, ehk siis seal 3000 enne Kristust ja edasi, kui meil on nagu teada, et meil olid kontaktid ka siis selle Skandinaavia alaga, et siis ei saa välistada, et see tulekivi on ka tegelikult seal Skandinaaviast, ega me lihtsalt ei suuda eristada neid erinevaid neid kriidi tulekivisid omavahel. Nii, aga siis et kuidas see tulekivi siis siia jõudis, et me täpselt loomulikult ei tea. Võis olla niimoodi, et inimesed käisid ise koha peal toomas, et kuna need ka kriidi tulekivi nagu nende kogumiskohtadeni oli ka 300-400 kilomeetrit maad, ehk siis et nad võisid ja karboni omasse siis sama palju, ehk siis nad võisid käia seal siis ise aeg-ajalt mingite teiste retkede käigus, et näiteks mingid jahiretked, mis viisid kaugele või mingid muud retked. Võis olla ka niimoodi, et need tulekivi kogumisalad olid selline nagu ühisressurss, kus käidi nagu erinevatest kohtadest ja igaüks võttis seda, palju tal vaja oli. Ja võis olla ka, et tegemist oli niimoodi käest kätte vahetamisega, ehk siis, et Rannapungeri inimesed ei läinudki väga kaugele, vaid läksid kuhugile natukene edasi, seal oli keegi teine, kes siis nagu, kellega sai siis nagu vahetuskaupa teha ja nii edasi. Mis tähendab seda, et mingi vahetuskaup tõenäoliselt pidi olema selleks, et tulekivi endale saada.
ja no me ei tea, mis see on, et see võis olla, suure tõenäosusega oligi midagi, mis laguneb ära meieni praeguseks, et mida me lihtsalt ei leia, ehk siis mingit liha või rasv või midagi sellist. Ja noh, ei saa ka välistada, et see oligi selline nagu kingisüsteem, ehk siis, et otseselt nagu kohe mingisugust vahetustasu nagu ei olnudki vaja, aga oli vaja lihtsalt neid sotsiaalseid suhteid säilitada ja sellepärast tehti aeg-ajalt kingitusi siis. Samas on seda tulekivi muidugi päris palju seal, et noh, võimalik, et see võib-olla ikkagi mingi ise kogumine on nagu isegi tõenäolisem, aga ei tea. Aga et illustreerida natukene seda, kui suured need vahetusvõrgustikud üldse olid sellel ajal, et siis siin on kamgeraamiku perioodi, ehk siis see on siis 4000 enne Kristust ja siis sealt tänapäeva poole, et kõik need Peipsi asulad olid ka sellel ajal kasutusel. Et siis see vahetuskaup, mida veel lisaks tulekivile nagu siis selles Põhja-Euroopa ruumis siis ringles, et seda oli veel erinevaid, et näiteks oli metatuhv, mis on siis seal see number 1 tähistatud, et see on selline peeneteraline kivi, mida leidub Äänisjärve ääres. Ja number 2 on tähistatud merevait, mida on ka päris palju nagu selles Põhja-Euroopas ringelnud ja see on siis pärit Lääne-Lätist ja Lääne-Leedust, ehk siis sellest rannikualadelt sealt. Et need on siis need, mille puhul me ka teame, et näiteks merevaiku sealt Läti ja Leedu rannikult on jõudnud ka Põhja-Norrasse, ehk siis see vahemaad võivad olla isegi 1000 või 1500 kilomeetrit. Ja samamoodi nendest metatuhvist tehtud kirveid on leitud Rootsist ja Norrast, mis on jälle see vahemik on seal ligi 1000 kilomeetrit või rohkem. Et on teada, et need erinevad sellised eksootilised materjalid liikusid nagu väga suuri vahemaid. Ja see, et see tulekivi meile jõudis 400 ja 300 kilomeetri kauguselt, ei ole üldse nagu üllatav selles kontekstis. Ja see ongi nagu põhimõtteliselt kõik, et õpetuseks võikski nagu lihtsalt öelda, et me teame, et need rannapungeri ja Omedu inimesed suhtlesid teiste inimestega kaugemal ja kasutasid võõrapäraseid materjale, mitte ainult seda kohalikku, mis siin saada oli.